Tere tulemast Järvakanti ja mina siis elupõline kohalik, siin sündinud, kasvanud, ei plaani kuskil minna ka. Ja igapäevaselt siis teenin leiba õhtujuhi ja pulmaisa ametis. Ja Järvakandi on kuidagi minu südames alati olnud ja siin ma siis püüan ka kohaliku ellu panustada. Meil on väike söögikoht siin, siis teeme kohalikku mälumängu. Siis me veame kohalikku poliitikat eest natukene ka, ega siis kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga ja püüame siis seda kohalikku elu arendada ja ägedamaks teha, et keegi ei ütleks tehtagu, vaid teeme ikka ise. Mina tunnen, et Järvakandi ootab Rail Balticut ja kui tuulikud tulid niimoodi, et nüüd on nii, et teile tulevad tuulikud, siis kõik ajasid sõrad vastu, siis raudtee algas nii, et meil on paar varianti, kust kohast Eestimaal see raudtee võiks kulgeda, et kes teda endal rohkem tahab. Ja kõik hakkasid hirmsasti tahtma. Ja mina arvan, et meie oleme selle Rail Baltica potentsiaalselt kõige suuremad võitjad või ühed suuremad võitjad, sellepärast et Järvakandi on olnud päratu suur tõmbekeskus, kus tuhanded inimesed elasid, kus käidi väga palju, kus restoranis oli iga päev 8 kokka tööl, et kõik ära teenindada, kus oli periood, kus oli Tallinna kaubamaja, Tartu kaubamaja, Järvakandi kaubamaja. Järvakandi kaubamaja oli nendest kõige paremini varustatud eelsoojendusega väliujula aastaringselt sooja veega. Järvakandi oli selles mõttes tõeline tõmbekeskus ja ma näen, et kindlasti suur osa sellest oli ka ikkagi seotud raudteega, mis meil kunagi kitsarööpmelise näol oli, aga nüüd on uus raudtee tulemas. Meie raudteerist saab jälle auga nimeks raudteerist, sest et uuesti tuleb raudtee sama koha pealt läbi käima ja ma arvan, et keskmine Järvakandi inimene, kes vähegi mäletab seda või teab või on kuulnud neid lugusid, siis väga ootab raudteed Järvakanti. Et ma usun, et siin ikkagi paneb see raudtee asja ikka täiega käima. Nii elavdab, kui segab see raudtee ehitus praegu. Mina ütleks, et rohkem ma näen positiivset külge. Toitlustajana näen, et tuba on täis, rahvast käib, kõik on rõõmsad, kiidavad, päris kodust toitu, vägev. Täna meil on igapäevaselt ikka, võib öelda 3-40 inimest rohkem söömas ja nii on tõenäoliselt järgnevad 3 aastat veel, kuniks meil see Rail Baltica lõik ja peatused ja kõik viaduktid ja kõik asjad siin valmis saavad. Nii et see on see koht, kus tegelikult kõik paika pannaksegi, sellepärast et siis, kui töölised põllu pealt tulevad sealt lõunale, siis see on see koht, kus on hea arutada läbi, kuidas asjad päriselt on ja mis järgmisena päriselt ära teha tuleb. Nii et hea söögi kõrvale saab siis tähtsaid plaane pidada ja eks ta natukene segab nendel hetkedel, kui ilm keerab halvaks ja tee saab mudamülkaks ja autod on kaetud mingisuguse ollusega ja kõik on turris, et kaua see kestab. Et eks neid mõjusid on loomulikult igasuguseid, aga ma ei tea, mina pigem olen küll positiivne ja ütlen, et see must auto on mööduv nähe, aga raudtee ja uued võimalused on ikka tuleviku teema. Järvakandi täna üldiselt keerleb ikka klaasi ümber, ega me muidu ennast klaasi pealinnaks kutsuda ei saa. Ja kui te kindlasti Eestimaa eri paikades olete kohanud neid klaasi kogumise konteinerid või tünne, kuhu te oma pudelid sisse loobite, siis nad enamasti jõuavad kõik siia ja siin siis sorteeritakse ära. Bright white ehk siis kirgas klaas läheb kuni 10% ulatuses siis tehasele toormeks, et toota siis klaaspakendit ja muu klaasimudru siis vastavalt seal natukene toonidele liigub edasi siis klaasvaht killustiku tootmisele, mis on siis täiesti selline tutikas värk ja paljudele üldse täitsa võõras teema. Ehk siis selline kerge killumaterjal, mida närilised ei taha ja mis hoiab sooja, et energia tänapäeva pluss energiamajadele kindlasti saab see olema üks hea võtmetoode. Ma usun, et Järvakandi väljavaated on ägedad selles mõttes, et meile tulevad 2 teineteisest sõltumatut kõrgepingeliini, meil jookseb siia gaasitrass ehk siis energia, mis on täna igal pool on nagu suur häda igasuguste tööstuste mõttes, siis energia meil siin on tohutu tugevus, kõike on võtta, maad on võtta, sellist ette arendatud tööstusala, kus sul täna on ikkagi korralik asfalt maas ja ligipääs hea ja kõik on läbi mõeldud, et kõik see on olemas, nii et tööstuste tulekuks meil on kõik valmis, puudu on ainult tööline. Selles mõttes, et elukohtasid on vaja hakata varsti juurde tegema
ja kui me saame ka raudtee käima, et inimestel Tallinnast Pärnust on piltlikult öeldes pool tundi või siis kui me võtame siit vahepealt veel Tootsi näiteks või sellised väikesed, ei taha liiga teha, aga uinuvad asulad, siis me saame selle töölise väga kergelt ka selle potentsiaalse tootmise juurde tuua, mis kindlasti annab selle ettevõtte rajamiseks, uue ettevõtte rajamiseks siia nagu head kaardid kätte, et ma näen siin väga suurt tulevikku just tööstuse mõttes. Ma usun, et turismile raudtee valmimine mõjub kindlasti väga magnetina ja loomulikult igasuguse kauba liikumise mõttes ka, et sellest ei saa ka mööda vaadata, et kui meil täna tehas toodab circa 1 miljon pudelit päevas, siis see kõik täna läheb, toore tuleb esiteks veoautosid pidi siia ja kogu see toodang läheb veoautosid pidi edasi kuskile, suur osa sinna Poola, sealt hakatakse seda jälle laiali ratsutama igale poole, et tegelikult ka igasuguse logistika mõttes mitte ainult turismile, vaid ka just nimelt toodangu liigutamisele on see raudtee, ma arvan, kindlasti väga suureks abiks ja võtmeks tuleviku mõttes. Meil on selline uus hoog niimoodi vaikselt tulemas. Meie kinnisvara hinnad on mõne aastaga tohutu hüppe teinud. Et kui mina 10 aastat tagasi ostsin ühe väikese remontimata korteri 900 euroga, siis naaber ostis paar aastat hiljem, kui selgeks sai, et raudtee hakkab paistma, ostis endale 2500 euroga kõrvalkorteri ja nüüd ta müüs siis mõned aastad tagasi 33 000-ga. Ja ühesõnaga, et kinnisvara hindadesse on meil juba kõvasti see muutus tulnud. Nähakse, et see hüpe siin tuleb väga suur. Ja mis seal salata, aga igasugused äripäeva nurgakesed on ikka soovitanud, et kui keegi tahab investeerida, siis Järvakandi on üks potentsiaalseid kohti, kuhu täna tuleks investeerida. Nii et kellel nutti on, see teab, et areng tuleb. Reisin tõesti, ma usun, et üle keskmise palju. Minu poeg, kes on 10-aastane, on käinud 63 riigis. Mina olen natuke rohkem mõned riigid veel käinud. Ja mulle alati meeldib minna, et kogeda, et näha, et tunda ja mulle alati meeldib tagasi tulla. Ma ei ole veel mitte ühtegi kohta sattunud maamuna peal, kus ma võiks öelda, et see on parem elu kui Eestis või et ma tahaksin seal elada. Eesti on kodu, Eesti on äge, aga selle jaoks, et aru saada, kui äge ja kui lahedad võimalused ja kui ideaalne elu meil siin on, peab vahepeal ära käima ja vaatama, mis mujal toimub. Ma usun, et Järvakandil on kindlasti potentsiaali jõuda Euroopa, kui mitte isegi maailmakaardile, sellepärast et meie klaasitööstus on ülimalt äge, meie klaasistuudio, kus saab ise klaasi puhuda, see on midagi täiesti unikaalset, võib-olla kuskil Itaalias olete näinud, aga siin kandis sellist asja ja see ajalugu, et ka Järvakandi ise ju tegelikult esmamainitud aastal 1460, tähendab, et see on ikkagi päris suure ajalooga ja ma usun, et kui me oma tööstusala saame niimoodi raudtee abil hoopis 5. käiguga käima, siis kindlasti te veel kuulete Järvakandist.